No nii, tere tulemast ja ahoi ja tere tulemast. Käes on jälle kord vlog, seekord siis juba episood 8, oli vist 8 ning jaa, mul on teile täna terve hunnik igasuguseid asju kokku pandud, suhteliselt actionit täis episood igasuguste uudistega. On üks siuke statistiline uudis, on üks siuke närvi ajav uudis, on vaataja küsimus, on tooteid, on igasugust kraami. Võib-olla tuleb ka väikene announcement seoses väikse giveaway'ga, väikse loosiga ning on ka nädala vedelik. Nii et on millest rääkida, on mida põnevat jagada. Ja tuleb ka siis tänasest alates uus segment, mille nimeks saab olema siis esmamulje. Ja mida see tähendab on siis see, et ma võtan mingi toote, mida ma proovin päris esimest korda, annan oma esmamulje selle kohta, siis sealt ka tuleb siis selle segmendi nimi ning kas ma siis sellega midagi edasi teen, kas ta liigub edasi nii-öelda iganädalasse rotatsiooni või jääb ta siis selleks üheks korraks, kui näiteks toode on mitte väga hea, siis ei liigu. Et ühesõnaga, mis nendest toodetest edasi saab, seda siis näitab juba aeg, aga selline on siis uus segment. Lükkame siis palli veerema ja liigume kohe siit edasi uudistesse. Uudised on täna meil sellised põnevad, huvitavad. Las ma võtan oma node'id lahti, et teaks, millest täpsemalt rääkida. Uudistes on siis täna 2 sellist huvitavat, isegi 3 uudise sellist snippetit, mis on jällegi, nagu ikka, veebiteemalised ning räägime täna siis sellisest asjast nagu mis toimub Taanis, mis toimub Rootsis ja räägime ka sellest, mis toimub Eestis. Taani koha pealt siis nii palju, et Taanis lasti just hiljuti nüüd välja siis statistiline uuring, mis siis näitab seda, et alates sellest, kui TPD ehk siis Euroopa tubaka direktiiv läks seal jõusse, siis alates sellest ajast kuni tänase päevani on suitsetajate arv, sealhulgas ka noorte hulgas, on kasvanud. Et mis on nagu huvitav on see, et neid asju nagu saab seostada, neid asju saab mitte seostada ja ma ise jäin nagu väga pikalt mõtlema, et kuidas see nagu omavahel nagu seotud saaks olla, et mismoodi saab tubaka direktiiv, mis nii-öelda siis seab rasked ahelad veipimisele peale, et kuidas see saaks nagu mõjutada tubaka suitsetamise kasvu ja eriti ka siis veel just noorte seas. Ning minu loogika ütleb tegelikult seda, et üldjuhul see on nagu paratamatus, et noored eksperimenteerivad, nad teevad 1, 2, 3, 4, praktiliselt kõik need asjad on üldjuhul illegaalsed või ebasobilikud või tervist kahjustavad, et sama lugu on ka suitsetamisega, et noored eksperimenteerivad, et seda olen mina teinud, seda oled ilmselt ka sina teinud ja seda oleme me kõik teinud ühel või teisel ajaetapil, et mis nüüd puudutab TPD-d ja noorte suitsetamist ongi see, et kui nüüd TPD väga ranges vormis ja veel mingite lisaseadustega nüüd vastu võetakse ja läbi surutakse, siis mis juhtub on see, et e-sigarettide kättesaadavus oluliselt väheneb. Neid on niivõrd raske kätte saada, et noored suure tõenäosusega saavad suitsud lihtsamini kätte, sest suitsud on tegelikult mõnevõrra isegi võrreldes e-sigaretiga palju vähem reguleeritud, kui aus olla. Et mis siis nagu juhtub, ongi see, et praegusel juhul, mida me teame nii-öelda erinevate statistiliste uuringute kohaselt, on see, et kui noored eksperimenteerivad e-sigaretiga, siis enamus neist, väga suur valdav enamus, ehk siis oli üle 90%, kui ma õieti mäletan neid numbreid, siis noored eksperimenteerivad e-sigaretiga 0 nikotiiniga.
eks nad ei kasuta nikotiini, sest nad nagu teavad, et nikotiin on halb, aga ülejäänud asjad nagu ei ole kuskil kirjas, et on halvad, et nad siis kasutavad ilma nikotiinita. Loomulikult nad proovivad võib-olla ühe korra, võib-olla paar korda. Nad ei saa sealt mitte mingit naudingut, erilist mõnu, mitte midagi, et see ei paku nagu mitte midagi ja see jääb nagu nurka. Ja see nagu mõjutab ka seda üldist suitsetajate nii-öelda arvu vähenemist, et nad proovivad, nad teavad, et see peaks olema suht sarnane suitsule, nad ei saa sealt midagi ja nad üldjuhul ei proovigi rohkem midagi, et ja nii see läheb, eks ju. Samal ajal, kui me nüüd täielikult tõmbame keelu peale, neil ei ole mitte mingisugust võimalust enam e-sigareti proovida, siis lihtsam on kätte saada see tubakasuits ja ülejäänud on ajalugu. Et loomulikult see tähenda seda, et me peaks laskma neil proovida e-sigarette ja nii edasi, aga oleks nagu mõistlik, et e-sigarettide üldse veipimisseadmete ja toodete kättesaadavus oleks normaalne, tavaline, lihtne, selles suhtes, et 18+ ja nii edasi, et see nagu julm ülereguleerimine, nagu näha, siis see avaldab hoopis vastupidist efekti sellele, mida soovitakse saavutada. Ma panen selle lingi, selle uudise juurde alla küll, aga see on nüüd norra keeles, et mina isiklikult norra keelt ei valda, nii et mina lugesin seda Google Translate'i abil, et võite sama teha, kui huvi on. Ja ma arvan, et te saate enam-vähem pildi ette, millest seal kirjutatakse. Järgmine uudis on siis Rootsist, mis on selline vähe positiivse noodiga ja see on siis uudis sellest, et Rootsi võitis ülemkohtus siis samasuguse kohtulahingu nagu Eestis siin mõned aastad tagasi üle terviseagentuuri või mis iganes neil seal on, et nagu meilgi, et neil olid e-vedelikud ja e-sigaretid asjad olid reguleeritud kui ravimid, mis tähendab seda, et nikotiini on kuskilt saada ja nii edasi. Täpselt sama teema, mis Eestis. Rootsi sai nüüd võitu sellest, nii et nüüd saavad ka nemad vabalt siis osta nikotiiniga e-vedelikke, nii nagu meil saab. Ja see on muidugi väga positiivne uudis, aga see nüüd avab ukse sellele, et tõenäoliselt hakkavad ka nemad siis reguleerima e-sigareti lõppkokkuvõttes kui tubakatoodet. Ma arvan, et see on puhtalt aja küsimus, kuni nad samasse kohta välja jõuavad omadega. Ja see muidugi ei ole väga tore, aga eks aeg näitab, mis sellest saab. Link on all, see on ingliskeelse saidi pealt, et kes ingliskeelt jagab, see saab mooretult läbi lugeda ja natuke täpsemalt informatsiooni, kes ei saa ingliskeelest aru, siis Google Translate jällegi on abiks, et vähemalt saab enam-vähem pildi ette, millest jutt käib. Et kes ei tea Google Translate'i saab kasutada nii, et sa kopeerid terve hunniku teksti ja paned sinna sisse ja ta tõlgib kõik sulle ilusti ära. Ja viimane uudis on Eestist pärit Keskerakonna omaenda ajuhiiglane Andrei Novikov tegutseb taas ning ütleme nii, et see on jälle selline uudis, mis ajab närvi. Esiteks härra Novikov endiselt ei tea, millest ta räägib. See artikkel on üpriski pikk, nii et ma kindlasti ei hakka seda kõik ette lugema. Millest aga põhimõtteliselt räägib, on siis järjekordselt maksud, ikka raiub oma aktsiisi ja muud jura, et see uudis on iseenesest, ütleme nii, et väga pehmelt öeldes tõsiselt närvi ajav, et aga ma loeks paar sellist lõiku, mis mind nagu mõnusalt kettasse ajavad, et millest ta siis nagu räägib. Et alustab seda suhteliselt nagu korraks nagu positiivse noodi pealt, mis oli nagu tundus nagu üllatav ja siis läks kõik metsa, et esimene lõik on selline, et ühelt poolt võiks e-riigis tunda igasuguste e-lahenduste üle ju ainult rõõmu, ka e-sigareti üle. Kuigi uuringud on erinevad, ütlevad nad siiski üht. E-sigaret on tervisele kindlasti ohutum kui tavasuits. Ja, selles suhtes on sul õigus, uuringud seda ütlevad. Arvatakse, et 2100 aastaks 2100 on
sigaretid võtnud ligi 1 miljard elu. Enamus tervisekahjudest tuleb kemikaalidest, mis suitsus põlevad ja mida inimesed endale sisse hingavad. See on nüüd natuke vigane lause, mitte ei tulene kemikaalidest, mis suitsus põlevad, vaid konkreetselt kui suitsu biomass põleb, siis see põlemine ongi see, mis moodustub, mille sees moodustuvad erinevad molekulid erinevateks kemikaalideks, mis siis kahju tekitavad. E-sigaretis sellist põlemist ei toimu. Vedelik hoopis kuumutatakse ning inimene hingab sisse endale tekkinud auru. Siiski ei saa öelda, et e-sigaret oleks probleemideta alternatiiv sigaretile. E-sigarettide vedelikus on sõltuvust tekitav nikotiin, mille mõju tervisele on kahjulik. See on üpriski jätkuvalt endiselt up for debate, et me ei tea veel väga palju nikotiini kohta, mis puudutab väga pisikesi miniatuurseid koguseid, nii nagu nad e-sigaretis on, et nikotiin puhtal kujul on mürk, kõvasti lahendatud kujul on ta kerge stimulant inimese jaoks. Lisaks kasutatakse nendes erinevaid kemikaale, mille eesmärk on pakkuda e-sigareti kasutajale näiteks nätsukommi maitsega vedelikku. Ikka selleks, et selle tehnoloogilise pulga kasutamine oleks veelgi ahvatlevam. Nii ja naa, ütleme, et tema ahvatlev külg on ikkagi mõeldud täiskasvanutele, kes on suitsetajad, et see ei ole sihitud noortele. Nende tehislike maitse värvainete roll, värvaineid ei ole e-sigarettide sees. Mitte üheski, mis mina olen oma elu jooksul siiani kõikide nende aastate jooksul näinud. On kasutatud, on, et keegi ei ole patus puhas, et olen näinud siniseid vedelikke ja nii edasi, et ei ole, ütleme, mina isiklikult pole ühtegi sellist vedelikku isegi mitte proovinud, mis on ebaloomulikku värvi. Nende tehislike maitse ja värvainete roll aurustunult on inimkehale kõike muud kui kasulik. Jah, see võib nii olla, aga härra Novikov ilmselt ei ole nagu kursis sellega, et praeguseks ei ole ka ühtegi sellist konkreetset teadusuuringut, mis kindlalt selgelt ütleks, et need asjad on väga surmavalt ohtlikud, et ei ole ühtega teistpidi, et hiljuti just oli selle kohta uuring, millised kemikaalid veip ja süsteemis on ja see oli üpriski positiivne uuring selles suhtes, et väga palju midagi huvitavat ega ohtlikku ei leitud. Järgmine lõik on ka samuti selline naelapihta, et kuna e-sigaretid on suhteliselt uus nähtus, olles turul tere tulemast lugema. Kuna e-sigaretid on suhteliselt uus nähtus, olles turul ligemale 10 aastat, on nende pikaajalise kasutamise kohta andmed puudu. Vale. Esiteks, 10 aastat on juba suhteliselt korralik aeg. Teiseks, hiljuti tuli välja, just hiljuti nädal-kaks tagasi tuli välja uus uuring Inglismaa vähiuuringute keskuse poolt, mis just nimelt näitas, et pikemaajaline ehk siis tervelt 6 kuud järjest ainult e-sigareti peal olnud inimeste kehas vähenes igasuguste eluohtlike kemikaalide kogus nii palju, et siis ütleme, kui eelnevast algnumber oli 100% sellest, mis ta sisse hingas, oli ohtlik, siis 6 kuud ainult e-sigareti peal vähenes see ainete kogum 97%. Nii et see on päris korralik number. Teine asi, mille külge kiputakse nagu natukene rippuma jääma, on see, et 10 aastat ja need uuringud, et see ei ole piisavalt pikk aeg, et siin suitsu tavatubakas oli ikka vähemalt 25-30 aastat oli juba olemas ja uuriti seda nii ja naa ja alles siis nagu selgusid nagu tõsiasjad, et see tekitab vähki ja bla bla bla. Kulla inimesed ei taha vist sellest nagu aru saada, et aeg liigub edasi, tehnoloogia liigub edasi, teadmised liiguvad edasi, meetodid ja tehnika, millega uuringuid tehti 25 aastat tagasi või isegi 15 aastat tagasi või isegi 10 aastat tagasi, et saada teada mingid tulemusi, on tänaseks kiviaeg. See on sama hea, mis taskulambi ja luubiga uurida võrreldes sellega, mida me täna teame, mida me täna oskame teha. Et teadus ei ole jäänud seisma, et täna me suudame
päris kindlasti kohe saada tulemusi oluliselt lühema ajaga, et piisab, kui ütleme nii, et mingisugusest asjast proovide võtmine ja nii-öelda selle siis lõpptulemuse saamine, kui see 10 aastat tagasi võttis 2 aastat uurimist, siis täna võib see olla võib-olla 2 kuud või isegi lühem, et kõik asjad liiguvad edasi, et see ei ole nagu enam adekvaatne väide, et nii kaua peab ootama, et mingid tulemusi saada, et tänapäeval on see asi ikka natukene kiirem ja efektiivsem. Populaarne väide e-sigarettide toetuseks on kindlasti see, et paljud suitsetajad kasutavad neid suitsetamisest vabanemiseks. See ei ole populaarne väide, see on populaarne fakt. Muide, on neidki, kes just seda e-sigaretti tarbides seda teha püüavad. Tean minagi neid suitsetajaid, kes e-lahenduse peale üle läksid. Paraku on enamus sattunud tavasigareti tõmbamise peale tagasi. Seda kinnitab ka statistika. Inimesed kasutavad e-sigaretti koos tavasigaretiga, mitte üht teise asendamiseks. Milline statistika? Kas see statistika, mis anti välja circa 3 aastat tagasi, mis on umbes baseerub circa 100 inimese tulemustel ja kus põhimõtteliselt nii-öelda nopiti nagu kirsse välja neid numbreid, mida oli vaja selleks, et tõestada seda konkreetset väidet, kus juures see väide ei pea üldse paika. Tänaseks on neid inimesi miljonites ja miljonites, kes on edukalt e-sigareti abil suitsust lahti saanud. Mina olen üks neist, ma tean väga palju inimesi, kes on täpselt sama saavutanud, nii et see lihtsalt ei vasta tõele. Aga poliitiku puhul me saame aru, et populistlikud väljaütlused on see, mis toob feimi ja sulli. Ühesõnaga see jada läheb edasi ja edasi ja edasi, ma ei jõua, jaksa taha ega viitsi seda rohkem edasi lugeda, siis ma lugesin ta läbi ja läksin meeletult närvi. Kui sa tahad seda lugeda, loe, link on all, põhimõtteliselt on see kõik üks suur hülgemöla, et jääb minule sellest artiklist selline mulje, et härra Novikov püüab kellelegi kuhugi oma nina pista, et ma ei tea, näha siis kellegi silmes vähe parem või ägedam või mida iganes välja, et igal juhul jah, lugege kui soovite, aga hoiatan ette, et see ajab teid kindlasti närvi. Sellega on uudiste osa läbi, aga enne kui me uudistest edasi liigume, siis ma tahaks kindlasti visata välja avalikus ette ka suured tänud paarile toredale inimesele. Neist esimene on Argo. Argo saatis mulle sellise kihvti asja nagu topperi ehk siis RDA-de paakide standi, et jube kihvt, peegeldab ilusti. Ütleme nii, et kui sul vedeleb igasuguseid pealiseid igal pool, siis see asi teeb su laua kindlasti korda, et praegu ei ole Eestis praktiliselt vist kuskil neid saada niimoodi jaemüügis ja ma tean seda, et läbirääkimised käimas, nii et tõenäoliselt ilmuvad need asjad varsti ka lettidele ja nende hinnaks ei saa olema üldse palju, sest suhtes, et see on metallist, tugev, vastupidav. Kas nüüd tulevad sellise peegelkattega, kuna see pidavat olema suhteliselt kriimusõbralik, siis tulevad nad kindlasti poleeritud nii-öelda või tähendab siis mitte kõrgpoleeritud, aga nii-öelda brushed siis metallvormis. Ja nende hind tõenäoliselt võib jääda kuskile sinna 10-15 euri kanti umbes, et suhteliselt mõistliku hinnaga ja igal juhul korrastavad laua ära. No ju, et ülikõva, mulle õudselt meeldib, ma olen väga rahul, et laud on kohe palju ilusam. Ja jah, tänud Argo sulle selle eest, selle kihvti vidina eest ning loodetavasti on see siis varsti ka juba kuskil laiemas ulatuses saadaval. Kui on, siis ma kindlasti annan sellest ka Udulabori kaudu teada, et kel huvi on, siis hoidke kõrvad silmad lahti, varsti saab teada. Teine suur tänu läheb Tõnisele levia.ee-st
kuskil siin peaks see logo ka olema, et Tõnisele suurimad tänud, et soovisin tema käest saada prooviks ühte vedelikku tema enda siis vedeliku liinist, kuna see läheb teemasse sellega, millest ma täna veebinodikraami segmendis tahaks rääkida ja saatis tema mulle siis meeletult suure koguse igasuguseid vedelikke, et tuli see täiesti meeletu mega super suure üllatusena, põhimõtteliselt tegi päeva väga ilusaks. Paljud nendest vedelikest Eestis kahjuks saadaval ei ole. Kui te tunnete nende vastu huvi, siis ma võin neist rääkida. Kui soovite proovida, siis on võimalik nüüd tegelikult välismaalt tellida, iseasi, kas nad kohale jõuavad. Ja kes teab, võib-olla mõni nendest liinidest on mõne aja pärast saadaval 10 pudelites juba siis ka koha pealt. Ja parim osa sellest pakist oli siis see vedelik, ehk siis Lemon Tart Dinner Lady oma sidruni kook, see on minu kõige suurem lemmik. Tõnis teab seda, et see on minu suurim lemmik ja pani mulle selle ka kaasa, nii et tänud Tõnis, tänud suured, mega suured tänud, et see oli tõesti nädala nael. Aga sellega ma arvan, et võime tõmmata nüüd uudised kokku. Ma usun, et kõik on ilusti kaetud, tehtud ja räägitud ja liigume edasi sinna, kus on veebinodi. Nii, veebinodi, veebikraam. Tänane teema ja tänane toode on väga palju vähem auruline, ehk siis millest ma täna räägin ja millest ma täna rääkida tahan, on MTL seadmetest, MTL vidinatest, pudinatest. Ja see on siis täpselt, mida see tähendab, on siis mouth to lung ehk siis suust kopsu. Muff, mitte siis otse kopsu muff. Ja see on nagu selline segment, mis on pigem siis nii-öelda suitsetajatele, kes soovivad suitsust loobuda, et oleks nii-öelda tervislikum asi võtta, et ühesõnaga tihke muff ja kõrgem nikotiin, et see asi meenutaks suitsu, et oleks nii-öelda see üleminek lihtne. Nii et MTL seadmed on siis sellised, mis on pigem nagu mitte siis algajatele, aga nii-öelda algajatele veipijatele, kes siis üle tulemas on. Minu jaoks MTL seadmed on jäädavalt ja jätkuvalt ikkagi rotatsioonis, et alguses ma alustasin nendega, mõne aja pärast liikusin siis lõpuks edasi nii-öelda hobimaastikul, ehk siis Saab-oom, alla-oomi, paagid, RDA-d, mis iganes. Ja mõne aja pärast, siis ütleme kuskil pool aastat tagasi umbes tekkis mul jälle huvi seda MTL-i nagu proovida, et minu jaoks on alati olnud see, et parim nii-öelda suits oli alati kohvi kõrvale, et nagu see veip, ta on hea, otse kopsu, ta on mõnus, kõik on nagu okei. Aga see nostalgiline igatsus on ikka taga, et tahaks tugevamat kurgu nii-öelda tunnetust saada, kui sa sisse hingad ja see on oma võlu sellel. Ja ilmselgelt ma ei taha suitsu uuesti kätte võtta, siis selle asemel ma siis vaatasin uuesti MTL seadmete poole. Täna ma tahakski rääkida siis sellisest seadmest, nagu seda on Sense Heracles Hydra. See ei ole nüüd võib-olla maailma parim MTL paak, aga ta on, mis temaga tegelikult nagu story on see, et ta on suhteliselt vana seade, et see on turul olnud juba, ma arvan, et tänaseks circa 2 aastat võib olla umbes nii. Ma võin eksida selles suhtes, aga ta on üpriski vana seade juba, et see on väljas olnud päris pikka aega. Mis temast nagu teeb MTL-ile sarnase või sellise MTL-i seadme on see, et tal on kõige nii-öelda väiksema õhuregulatsiooni peal on see õhk on suhteliselt tihke. Küttekehad on tal suhteliselt sellised väiksemapoolsed, see kamber, kus see õhk läbi liigub ja see toru on suhteliselt tihke ja eraldi siis ma vahetasin trip-tipi ära, mis on siis ka tihkem kui see, mis tal originaalis peal on ja see kokku annab täitsa nauditava MTL-i elamuse.
Need koilid, mis siia sisse käivad, on väga head. Maitse on neil on üllatavalt hea. Tunda on seda maitset, mis selles vedelikus on. Auru, nagu sa nägid, auru annab ta täiesti adekvaatselt rohkem kui, ütleme, tavasigaret. Ja täiesti, minul on siin sees nüüd 12 milligrammise kangusega vedelik. Paljude jaoks võib see olla natukene palju, võib-olla ta natuke lahjem, aga see nikotiini kangus on individuaalne, et seda igaüks peaks nagu timmima enda tunde järgi reaalselt, et ei tasu lähtuda sellest, mis suitsupakk näiteks ütleb versus mis see vedelik ütleb, vaid pigem timmid seda tunde järgi, et kui sul see võimalus vähegi on ja üldiselt enamus Eesti poodides on see võimalus olemas, et sa saad proovida vedelikke, maitsta vedelikke ja sa saad proovida ka erinevaid nikotiinikanguseid, et sa saad testida, proovida ära kohe, milline nendest vedelikest sulle sellise kõige nauditavama kurgutunde annab, et mis ei ole nagu liiga kange, ta jääb köhima ja mis on nagu liiga lahja, et tundub nagu supiaur, eks ju. Et minul on 12 milligrammi selles seades on nagu täpselt siuke hea. Varem ma kasutasin Ego Aiot, see paraku on nüüd koostöölepingu mul lõpetanud täpselt just siis, kui ma ostsin mõned päevad enne seda, kui ta loobus töötamast, ostsin terve paki küttekehasid, otsustas ta saba anda, nii et jah, see nüüd vedeleb mul nurgas. Aga jutt siis käib sellest Sense Herakles Hydrast, et mis on nüüd tema nagu suur boonuseelis on just see, et ta on suhteliselt tihke ja kui sa paned siia väga tihkema triptipi, väiksema diameetriga triptipi otsa, siis see kopsu siis see suust kopsu tõmme on täitsa mõnus, täitsa nauditav kohe. Küttekehad kestavad tal väga hästi. See konkreetne küttekeha, mis mul siin sees on nüüd jookseb mul juba 3. nädalat ja hetkel ei ole veel mitte mingit tunnet, et maitse hakkaks kaduma või auru tuleks vähem või mis iganes, et käib väga hästi läbi ja super luks, et täitmine on tal pealt, mis on ilmselgelt teeb elu lihtsaks. On teda natuke keeruline täita selle pipettpudeli siis, pipettpudeli selle pipetiga, et tal on need täiteaugud on natuke kitsad, aga need pisemad pudelid, kõik mis on need 10, mis on selle peenikese otsaga, nendega on nagu seda väga lihtne täita. Ja siia segmenti kohe sisse mahutaks ma ära siis ka siis need samad vedelikud, millest just uudiste lõpus rääkisin, ehk siis Levia EE enda vedelikud. Tõnis oli nii tore, et ta saatis mulle lausa 4 tükki, kuigi ma tahtsin ainult ühte. Ta saatis mulle proovimiseks 4 pudelit vedelikku, 2 tükki on neist 6 kangusega, 2 tükki on 12-sed. Siin on siis šokolaadimünt või siis piparmündi šokolaad, ütleme siis nii, kirss ja jookidest Sex on the Beach ja Pina Colada. Et need 2 vedelikku olen ma nüüd ära proovinud ilmselgelt, kuna nad on 12-sed. Praegu on mul sees Sex on the Beach ja see on väga mõnus, siuke, ma ei tea, marjane ja mis iganes, ma ei tea, mis see jook originaalis on, et ma ei ole alkoholi tarbija, nii et ma ei tea, mis see jook ise on, aga lihtsalt huvi pärast ma tahtsin seda tegelikult Pina Coladat siis proovida, et mõlemad vedelikud on väga mõnusad, ei ole, vähemalt minu jaoks, ma ei tunne mingit seebimaitset või mitte midagi sarnast, et on väga mõnus selline värske maitse ja siuke üpriski naturaalne ja see nikotiini kangus on ka täpselt kümpi, et see on nii hea. See on tõesti hea. Mõne jaoks võib-olla see 12 tõesti palju, et ta on intensiivne on kurgus, aga mulle tõudsalt meeldib, et see tõmbab seda otsekopsu pilvitamist ka üpriski palju vähemaks, et ta lihtsalt, ta täidab su selle vajaduse ära ja sul ei teki nii palju tahtmist seda pilveaparaati kogu aeg aurata siis, ja mis on tema teine boonus on see, et see koil siin sees on 1,7, ta peaks vist olema 1,8, mul seade loeb 1,76, 27 voldi juures ma seda tõmban praegu ja seade, mille otsas ma kasutan on iStick 60, mis on suhteliselt ka juba vanema
vanem seade, et see on ka juba mõnda aega väljas olnud. 1.18.650 tüüpi akuga. Aku eluiga sellise takistuse ja vati juures, võimsuse juures on põhimõtteliselt maa ja ilm, et ma arvan, et ma ei valeta, kui ma võin öelda, et ma tõmban ühe aku laadimisega seda asja circa 2 päeva, mis on nagu super luks, et kui ma kuskil linna peale kärutama lähen või mida iganes asju ajan, see asi lendab taskusse, ta ei võta mul väga palju ruumi, ta ei ole meeletult raske, eks ju, kaasa hädapuul, kui on vaja, siis võtadki ühe väikse pudeli on ja sa ei pea mingit suurt 30 pudelit kaasast tassima, et ülimugav, ülimõnus ja täidab kõik nii-öelda isud ja vajadused ära, mis sul selle ringi liikumise ajal on, et minu jaoks on see täiesti siuke igapäevane daily vape, et ilma selleta ma ei kujutaks hetkel oma elu ette. Aga see jääb meile siis sellesse segmenti. Järgmisel nädalal võtame ta siis pulkadeks lahti, ma arvan, et järgmine nädal profülaktika mõttes on 6 aega täis, siis võib siis uue küttekeha siia sisse ka panna. Kuigi praegu ta ei anna küll ühtegi märku, et võiks või oleks vaja, aga teeme seda ikkagi, et järgmine nädal siis ma puhastan ta ilusti ära, võtame ta pulkadeks laiali, vaatame üle, mis ta endast kujutab ja tõmbame temaga otsad kokku. Nüüd aga liigume edasi ja liigume siis sinna, kus on küsimused ehk vaatame, mida küsib Veipar. Veipar küsib, mida küsib Veipar. Sellel nädalal on Veipar, kes meil mures on nimega, issand, ma kaotasin su nime ära, kus sa oled? Gregor. Gregor kirjutas mulle oma mure ja mure on siis selline, et vahetas umbes 4 päeva tagasi koili ja vatti ära, aga ei saa korralikult tõmmata, sest iga 5. mahv on väga imeliku maitsega. See pole aga nagu kärsakas või midagi sarnast, et vatt ulatub poole klaasini. Gregor kasutab siis Geek Vape 22 seda RDTA-d ja et vatt ulatub poole klaasini ja isegi siis on see imelik maitse juures, kui paak on täis, et tõmbab circa 70 vatti peal, peab kogu aeg sekundisi mahve tegema, siis ei hakka kärisema ja ei tule seda imelikku maitset, et kui pikema mahvi teeb, siis algusest peale mahv siis see käriseb või pläriseb või pragiseb, mis iganes. Ja järgmine mahv on juba halb maitse, et kasutab ühte koili 0,25 ohmi juures, Clapton traadist tehtud. Äkki oskan öelda siis, mis viga on, kuidas seda parandada. Ma vastasin Gregorile muidugi juba ära, et ta otseselt video kaudu ei soovinud vastust, aga miks ma tahtsin seda siiski lugeda ette ja miks ma sellest rääkida tahtsin, on see, et see on väga klassikaline mitte probleem otseselt, aga klassikaline asi, mille otsa tihti koperdatakse, et sellest kirjeldusest minule tundub, et esiteks kuigi 0,25 ohmi ja 70 vatti on täiesti normaalne kombo, siis ühe koili puhul see võib olla natuke palju. Teine asi, mis siin põhjuseks võib olla, on see, et see kärin väga tihti, ma olen oma setupide puhul olen tähele pannud seda, et see kärin tekib siis, kui vatt ei ole päris läbi niisutatud, et tal on üksikud kuivad kohad, et siis ma ei tea, kas siis see vedelik praksub seal tänu selle kuuma õhule, mis seal vahel tekib või mis iganes, aga siuke poolkuiv vatt kipub praksuma mingitel teatud momentidel. Ühesõnaga kokkuvõttes minu kahtlus on see, et see vatt jääb kuivale, ehk siis sa tõmbad jõhkraid mahve, eks ju, ja see vatt lihtsalt ei jõua seda vedelikku nii kiiresti üles tõmmata, kui sa seda mahvi tõmbad. Ja see imelik maitse, mida sa tunned, ongi nii-öelda nimetatakse dry heat. Et ta ei ole veel kärssanud, ta ei lähe veel, see vatt veel ei põle, aga ta on kuiv, ehk siis sa tunned seda nii-öelda vati maitset nii-öelda kergelt juba. Mis seda probleemi lahendab? Üks lahendus on see, et kui sa single coili peal kasutad, tõmba natukene vatte alla. Teine asi,
tõmba see vatt üldse, tõmba vatte alla, ehk siis nagu võimsust tõmba alla, eks ju. Siis teine asi, tõmba see puuvill, see wick, tõmba sealt välja, pane uus vatt sisse, aga lõikada eelmisest natuke kitsam, niimoodi, et vatti läbi tõmmates sellest koilist see vatt peaks osutama natukene vastupanu. Aga ta ei tohi olla väga tihkelt, et sa pead nagu juba natuke nagu jõuga tõmbama ja kui sa näed, et see koil juba tahab nagu lõõtsaks minna selle vatti tõmmates, siis järelikult on tõenäoliselt seda vatti liiga palju. Et ta peaks osutama natukene vastupanu, aga suhteliselt kergesti siiski läbi tulema. See tähendab seda, et sul jääb sinna vatti selle küttekeha siis, kui sa nii-öelda otse läbi vaatad, sul jääb sinna vatti sinna koili südamiku jääb natukene paisumisruumi, et vatt alati paisub, kui ta märjaks läheb ja see tähendab seda, et ta vesi või see vedelik siis liigub seal paremini sees ringi, et ühesõnaga proovi vatti natukene vähemaks ja kolmas asi, mis osade RDTA-del on probleemiks, on see, et kui toimub vedeliku imemine paagist küttekehasse, siis on oluline see, et toimub nii-öelda rõhuvahetus. Ehk siis, kui sul vedelik läheb sealt paagist välja, siis ta peab asenduma millegiga, olgu see siis õhk. Kui õhku ei ole, siis ta asendub vaakumiga. Kui sul tekib sinna väga suur vaakum näiteks, siis mis juhtub ongi see, et ta lihtsalt ei jõua üles imeda. Üks trik, mis aitab, on see, et võtad, kui sul on need vati otsad on siis läbi selle RDTA nii-öelda põhja, kus tal on need augud vattide jaoks, eks, et sa lükkad oma vatid sealt läbi, niisutad kõik ilusti ära, vatid ripuvad nüüd vedeliku sees ilusti seal all paagis, siis võtad selle sama kuuskandi, millega sa neid krõve kokku keerad, eks ju, see pisikene, mul laua peal ei ole ühtegi vedelemas, aga ühesõnaga võtad selle peenikese kuuskandi ja torkad sinna vattide, nii-öelda vatt ripub seal selle siis ehitusaluse nii-öelda selle augu sees, torkad sinna vati vahele selle kuuskandiga pisikese augu, jätad natukene õhuruumi ja niimoodi igal 4 puhul. Et üldjuhul, kui seda tagurpidi keerad, ta ei hakka lahinal välja tulema, et seal on ikkagi see rõhk ja asjad sees, et see ei tohiks nagu probleem olla, aga mida see teeb, on see, et see pisikene õhupragu seal vattide vahel annab võimaluse õhul pääseda sinna alla paaki, nii et toimub õhu ehk ka rõhu vahetus. Ja see peaks tegelikult oluliselt kaasa aitama sellele, et vatt kiiremini vedeliku üles tõmbab. See nagu ei ole oluline, milline RDTA või milline nii-öelda RTA sul on või mida sa kasutad. Kui sul on sellise loogika põhiselt toimiv süsteem, siis see on nagu oluline, et peab toimuma rõhuvahetus, muidu liiga suur vaakum võib põhjustada seda, et vatt ei jõua enam paagist seda vedelikku sisse imeda. Nii, sellega ma usun, et kes iganes on hädas, saab oma probleemist lahti. Ma loodan, et Gregor, et sina said ka oma murest lahti, et hakkas tööle. Anna mulle kindlasti teada, kas hakkas tööle või mis seis on, et võib-olla on seal mingi muu probleem. Aga sellega ma arvan, et võime selle segmendi hetkel ka kokku tõmmata ning liigume edasi sinna, kus on uus segment ehk esmamulje. Esmamulje, uus segment, sai juba räägitud, mida ta endast kujutab ja seda segmenti hakkab olema võib-olla mitte iga nädal, aga siis igas vlogis, võib-olla üle vlogi, sõltub sellest, kuidas minuni uued seadmed, asjad, tooted jõuavad. Tänane esmamulje on siis meil selline seade nagu iCare mini või siis seal siis full size täissuurus iCare e-Leafi poolt. Mis ta on, siis on nii-öelda all in one, kõik ühes, suust kopsu, pisikene kaasaskantav seade ja ma olen väga huvitatud sellest, mismoodi ta toimib, sest nagu just eelmises segmendis sai räägitud, see MTL-i värk on mulle jälle nagu meeldima hakanud. Nii et see võib isegi päris huvitav seade olla, nii et võtame ta lahti ja vaatame, mis ta endast kujutab. Nii, iCare mini on siis
selline seade, et ta näeb väga väike välja. Pisikene MTL seade. Ja siin ei ole, nagu ma näen, ei ole mitte ühtegi. See on selline seade, mis on väga sarnane esimestele nii-öelda suitsusarnastele e-sigarettidele, ehk siis mis nägid välja nagu nägid välja nagu tubakasuits, aga töötasid automaatselt, midagi täitma otseselt ei pidanud, said vahetada ainult neid vedeliku otsasid ja kogu muusikat. Näeb välja põhimõtteliselt sama süsteemi põhine, et nuppu ega midagi ei ole, mis teda käima tõmbaks. Päris nunnu stiilne siuke pisikene, et aga ma arvan, et siin ei ole siin ei ole küttekeha sees. Mis tähendab seda, et ma panen siia küttekeha sisse, niisutan ta ära, siis panen vedeliku sisse, et valmistame ta kähku ette. Sellega ma nüüd ei arvestanud väga, aga tänu videotöötluse maagiale teie jaoks see ei tähenda mitte kui midagi. Nii, vedelik on sees, on ilusti ära niisutatud ja selline see pudin-vidin on. Teeme siis esimese muff'i ja vaatame, mis ta endast kujutab. Pole paha. Ütleme nii, et ma olen suhteliselt skeptiline olnud alati nende nii-öelda siga-like sarnaste toodete osas, kuna ma olen väga harjunud sellega, et ma vajutan nuppu, reguleerin oma muff'i ja kõike muud sellist, et see teeb põhimõtteliselt kõik sinu eest ära, et siin ei ole midagi reguleerida, siin ei ole mitte midagi mudida ega modida, sa lihtsalt täidad ära ja tõmbad kogu muusika. Ainus, mida sa siin tegema pead, lisaks sellele ongi see, et laetada siis USB-ga ja kogu jutt, et siin sees peaks olema, kui mu mälu mind ei peta, siis oli vist 650 aku. Maksimaalne võimsus on tal 15 vatti. Okei. Tõra-mõra, tehtud Shenzhenis nagu ikka. Vaatame, kas siin mingisugune kasutaja sõbralik paber ka on. Koilid, juhe, kõik, mis komplektis vajalik on olemas. Paber on ingliskeelne loomulikult, mis on hiinlaste poolt trükitud, seega tõenäoliselt leidub siit nii mõnigi nunnu kirjaviga, aga korra surfan selle kähku läbi, vaatame, mis siin põnevat sees on. Kui tõmmata, siis ta peaks näitama valgust, aga kui ma nii tõmban, siis ma ei näe ju. Mingi väike valgustus on isegi sees. Väga põnev. Ma seda ei osanudki oodata. 100–16% aku täituvust tähendab roheline tuluke, 15–6% kollane ja 5% punane. Okei, see vist tundus nagu, et oli kollane. Seega see tähendaks, et see on siis tühjaks saamas. Laadida võib kuni 1 amprise laadjaga, ehk siis kellel on need vingema otsa nutitelefonid, millel on 2 amprised laadjad, nende laadjatega ei tohi seda laadida, see võib aku ära tappa ja halvemal juhul teha kaboom, aga see tõenäosus on muidugi väga tilluke, sest see on ikkagi reguleeritud seade, kuna ta loeb ise automaatselt takistust ja annab vastavat võimsust peale. Seega tal peaks need kaitsed vahel olema. Nii, aga vedeliku mahtuvuse kohta mitte midagi kirjas ei ole. Väga põnev. Okei. Vedeliku mahtuvust meil ei mainita, ainult 100 erinevat keelt. No isegi hea, et vähemalt on mitmes keeles
seletus olemas, mis ei anna väga palju informatsiooni. No miskipärast ma pakun, et see vedeliku mahtavus võib olla circa mingi 2 milli. Tõenäoliselt, mitte väga palju rohkem. Tal on siin peal on niisugune väike piir, valge kriips, kuhu maani siis täita see. Ja see on siis oluline sellepärast, et see toru seal südamikus ja see küttekeha võtavad ka oma ruumi ära, nii et kui sa üle selle täidad ja siis ta sisse paned, siis ta ajab ilmselt kogu oma sisu, mis on üle selle piiri välja. See ei ole kindlasti tore asi, nii et soovitan siis jälgida seda piiri, kui sul see asjandus on või kui sa selle asjanduse hangid omale. Lisaks sellele, et tal on reguleeritav õhk, täitmine käib pealt. Tal on siin mingisugune kummilulla, mille kohta on kirjutatud ära näpi, inglise keeles siis, ei tea, mille jaoks see vajalik on, ja siis see toru, eks ju, mis siis käib keermega sisse välja ja see top, käpp või tipp või mis iganes on siis, tal on siin 3 auku, üks nendest istub selle kummilulla peale, mis tõenäoliselt on mingi rõhuandur, kuna see on ühendatud selle huulikuga, õhk käib nagu siit läbi, et ilmselt siin on mingi rõhuandur, mis siis tunneb, kui see mahvi hakkab tõmbama, siis ta lülitab selle asjanduse sisse. Siis on keskel on kandiline auk, seda kandilist auku siis saab kasutada selle toru lahti keeramiseks, see on nii-öelda mutrivõti jutumärkides siis, et oleks lihtsam, kuna see on nii pisikene, siis see on suhteliselt vajalik ja täiesti mõistlik ja geniaalne asi ning siin kõri peal siis, siit näha niimoodi ei ole, aga siin kõri peal on siis väike rõngas, millega saab reguleerida seda, kui palju õhku läbi käib. Minul on ta hetkel umbes siuke 1 augu peale natukene isegi alla selle, et kõige tihkema peal üpriski õhuline on see asi ja kui ta õhk täitsa lahti tõmmata, siis seda asja saab põhimõtteliselt ka otse kopsu tõmmata. Aga ma 12 milligrammise kangusega seda demonstreerima hakkas, ma arvan, et ma köhin ennast vigaseks, aga tihke õhu peal super, mulle täitsa meeldib. Jah, pole viga. Maitse kusjuures on üllatavalt hea nii väikse vidina kohta, et mul on siin sees hetkel nüüd mis ta siin on see Pina Colada. See on siis nüüd see Levia eest saadud vedelik, Tõnisele veel kord tänud. Pina Colada on sees ja tõepoolest ta maitseb vägagi hästi, mis on üllatav, sest tavaliselt nii väiksed seadmed on üldtuntud mitte väga head, mis puudutab maitse osakonda, et aga see annab seda maitset päris hästi edasi. Aku peaks tal olema nii palju, kui ma tean, kas 650 milliampere tunnine või oli see äkki 450. Igal juhul ma arvan, et see peaks kestma küll, sest see ei võta praktiliselt mitte mingisugust erilist voolu. Testin ma ta ära, mis ta endast kujutab, vaatame, kuidas ta eluiga on, kuidas ta koilid vastu peavad. Aga jah, ei oskagi nagu midagi rohkem öelda, et täitsa kihvt väike komplekt ja arvestades seda, kui pisike ta on, siis seda kaasas kanda, ütleme inimesel, kes lihtsalt tahab midagi suitsu asemel teha, siis see on super luks, et see võtab vähem ruumi kui tikud või Välgu Mihkel ja suitsupakk. Põhimõtteliselt on Välgu Mihkli suurune. Törts, ütleme, nii palju siis suurem kui Välgu Mihkel, nii et ülikift. Jah, praegusel hetkel esmamulje on küll väga positiivne. Kui on huvi, siis tšekkige ära ja siia juurde tuleb siis ka see väikene huvitav selline põnev asi, millest ma alguses rääkisin, ehk siis see samasugune iCare valge mini läheb loosi siis kõikide huviliste vahel, kes seda endale tahaksid või tahaksid seda võib-olla kellelegi kinkida, kes on suitsetaja, et anda proovida. See läheb loosi ja kuidas, millal täpselt, sellest räägin siis juba järgmises udulaboris, et kõrvad kikki, kellel huvi on, kes seda tahaks saada omale, hoidke siis ennast teemaga kursis. Aga selline on esmamulje iCare e-Leafi poolt.
täitsa mõnus väike vidin. Jep, aku on tal tühi igal juhul, nii et paneme laadima ja laksime seda siis hiljem edasi. Aga sellega tõmbame selle esmamulje segmendi kokku. Loodan, et teile see segment meeldib ja kui meeldib, siis andke kindlasti teada. Siis on mul ka huvi seda asja edaspidi teha. Nii, aga sellega tõmbame selle segmendi kokku ja liigume sinna viimasesse ossa, kus on nädala vedelik. Nädala vedelik, et sellel korral on kadunud ilmselgelt, sest mul on pudeleid natuke liiga palju. Siis oleks. Nii. Nädala vedelik sel korral siis on Grimm Greeni seeriast, Grimm Cult ja Jig on tema nimi. Ja tema profiiliks on kaerahelbe küpsis, põldmari, vaniljekreem ja mõned siis ained on seal veel, mis on siis nii-öelda saladus, ilmselt ametisaladus. Aga ta on selline väga selline küpsiseline vedelik, millel on teatavad mingisugused marjanoodid, neid on tunda, kõrge VG sisaldus, mis tähendab, et ta annab ka auru päris korralikult. Ja ta on kindlasti selline vedelik, mis kandub sinna või kaldub sinna nende terve päeva veibi vedelike hulka. Ta ei ole väga intensiivne ühegi konkreetse maitse poolest. Ta on selline mõnus, mahe, magus ja natuke nagu marjane. Kindlasti, kellele meeldivad sellised küpsetise põhised vedelikud, siis neile kindlasti see läheks hästi peale. Nom. Üli hea. Väga palju selle vedeliku kohta nagu ei olegi midagi öelda, et just tema karakteristika ongi see, et ta on nagu suhteliselt selline täis kehaga või selline mõnusa suutundega. Ta ei ole väga intensiivne, aga ta on igati nauditav, et kellele ei meeldi tugevad intensiivsed maitsed, siis neile kindlasti see läheb peale. Konkreetselt seda isendit on hetkel saada ainult siis Vape Marketis. Ma ise olen selle vedeliku suur fänn, nii et iga kord, kui meil laar tuleb, siis ma alati ostan terve hunniku neid ära. Nii et kes tahab seda proovida, sellel peavad olema siis kiired näpud, et osta seda endale. Aga soovitan järgmisel nädalal ma võin, kui teil huvi on, siis mul on olemas siuke enda tehtud retsept, mis ei ole otseselt kloonretsept, aga inspireeritud sellest, mis on natuke rohkem marjaline ja Eestist kättesaadavate maitsestajatega. Ehk siis ma teen ise endale ka vedeliku, siis kui seda poes saadaval ei ole parajasti, siis ma teen ise endale seda, mis on suht sarnane sellele, mitte identne, aga sarnane. Ja kui teil on huvi selle vastu, tahate see teada, mis ta täpselt endast kujutab, siis ma võin seda retsepti järgmisel korral nädala vedeliku segmendis rääkida, jagada välja. Kui on huvi, kui ei ole, siis ei ole. Igal juhul Grimm Cult, Jig, soovitan soojalt ära proovida kindlasti inimestele, kes armastavad pehmeid maitseid. Selline on ka nädalavedelik. Kui te tahate teada ka nendest vedelikest midagi, mis Tõnis mulle Leviast saatis, siis andke teada alla kommentaaridesse. Olen hea meelega valmis neist rääkima, kui on inimestel huvi selle vastu. Igal juhul sellega tõmbame tänase vlogi kokku, mis on tõenäoliselt juba väga pikaks veninud. Mis seal ikka? Tänan teid kõiki, et jaksasite vastu pidada, ära vaadata. Tänan eriti teid, kes te siia lõpuni olete vastu pidanud ja kohtume järgmisel korral.